Tere matkarahvas, väljas murrab kevad peale ja see tähendab seda, et läheb hirmsaks telkimiseks ja laagerdamiseks. Aga enne seda, kui telkima ja laagerdama minna, tuleks tegelikult vaadata üle mõned asjad, millises olukorras on sinu telki, lisaks sellele, millises olukorras on sinu telgikaared, et esimese laagerdamise käigus ei tuleks ette üllatusi. Ja siis räägime põgusalt sellest, kui üllatus on ette tulnud, kaar on puruks läinud või midagi muud on sellega juhtunud, kuidas ta katki läheb ja kuidas moodi seda kõike parandada. Aga ma arvan, et alustame siis näiteks fiiberkaartest. Jah, ega ütleme, et telgikaare komplekt ongi telgi kandvaks jõuks ja selleks, et meil telgi püstitamisel ja ööbimisel probleeme ei tekiks, oleks mõistlik see võib-olla juba enne hooaja algust korralikult üle vaadata. Et fiiberkaarte puhul siis jah, on nii-öelda telgikaar koosneb siis väga paljudest võib-olla erinevatest kaarelülidest ja neid lülisid siis omavahel ühendab kumm, et võib-olla seda ülevaatust alustamegi kõigepealt sellest, et kas see kumm on meil ikkagi veel korralikult pinges või ta on juba välja veninud ja kummi mõte ei olegi nüüd pelgalt ainult see, et ta hoiaks nii-öelda meil need kaare detailid siis nii-öelda õiges järjekorras või et meil oleks võimalikult hea ja kiire teda kokku panna, vaid ka kummi mõte on see, et kui me selle kaare komplekti kokku paneme, et siis ta hoiaks ka selle komplekti omavahel nii-öelda korralikult pesas ja lõpuni koos. Et vastasel juhul, kui ta nüüd seda enam ei tee ja me hakkame nii-öelda siis seda telki püstitama, siis me lihtsalt nii-öelda murrame oma kaare detailid katki. Et sellisel juhul, kui see meil juhtub, siis on juba muidugi häda päris suur ja seekordne nii-öelda telgi püstitamine võib sattuda ka küsimärgi alla. Ja selleks, et seda juhtuks, siis esmapilgul vaatamegi üle kõigepealt kogu terve selle kaare komplekti ja jälgime selle kummi pingsust, et kui me ta nüüd ikkagi nii-öelda kokku paneme, et siis ikkagi need ühenduslülid jääksid omavahel sedasi korrektselt ja ilusti tihedalt kokku, et seda liikumist ja lõtku nagu väga palju ei ole. Sest üldjuhul ka varukatesse ajamisel me nii-öelda võime ka nii-öelda neid lülisid liigutada ja nad võivad ka siis nii-öelda oma pesast natuke rohkem väljapoole tulla ja kui see jõuõlg või katv see päikseks, siis on väga lihtne ja kerge neid ära murda. Ega ta ju seistes temaga midagi suurt väga juhtuda ei saa, kui siis see, et võib-olla on kuskil garaažis hoiustad oma asju ja teisi asju võttes mõni asi kukub peale ja siis fiiberkaar saab viga või täpselt samamoodi võib ka väljapoole pakitud alumiiniumkaar viga saada, kas või juba sellepärast tasub üle vaadata? Jaa, kahtlemata, et igal juhul ongi see, et lihtsalt visuaalne ülevaade, et kaared oleksid iseenesest terved, sest tegelikult kaare pealt on väga hästi näha, et kuna fiiberkaar koosneb sellistest kiududest ja kui ta nii-öelda kuskilt on juba natukene viga saanud, siis need kiud hakkavad välja turitama ja sellisel juhul oleks mõistlik see kaare detail kindlasti juba asendada. Kui nüüd meil muidugi tekib selles mõttes telgi paigaldamise puhul ja miks see üldjuhul tekib, ongi see, et eriti võib-olla just fiiberkaaret pannakse rohkem sellistele suurematele peretelkidele ja võib-olla seal pereisa üksinda paigaldades hakkab seda nii-öelda telgikaart siis püsti tõstma, aga kuna telk iseenesest väga suur ja raske, et sellisel juhul nii-öelda üksi tõstes me lihtsalt ülemistele kaarelülidele paneme peale päris suure pinge ja me murrame need kaared katki. Samas võivad need kaaretükid ka läbi telgi tulla? Jaa, kahtlemata, et kui nüüd selline asi on juhtunud ja me oleme sellele kaarele nii-öelda haiget teinud, et see nüüd võib-olla ei tähenda ka koheselt seda, et me ei saagi nüüd sellel hetkel nii-öelda seda telki kasutada, et siis me peaksime nii-öelda võib-olla selle üritama mingite käepäraste vahenditega siis nii-öelda teostada, kas panema siia siis nii-öelda mingisuguse kas või puuoksa tugevama lahase tegema, teipima ta korralikult ära ja teipima ka kindlasti kinni, nagu ka võib-olla siin on näha nii-öelda juba juhtunud või katki läinud kaare detaili puhul, et just nimelt need teravad kiud ei turitaksid välja, sellega me omakorda ei lõhuks ära siis telgi väliskatet. Et need on võib-olla selles mõttes niisuguse fiiberkaare puhul kõige suuremad ohud, mis võivad siis takistada meil seda telgi püstitamist. Kui meil selline asi on juhtunud, siis loomulikult ei ole see maailma lõpp ja ei ole mingi raketiteadus nii-öelda need katki läinud detailid siis asendada, et seda me nüüd kindlasti juba metsas ei tee, et selleks me peame ikkagi sealt metsast välja tulema ja külastama siis vähemalt matkaspordipoode, kus me saame siis nii-öelda osta endale vajaliku tarviku, ehk siis nii-öelda kui me räägime fiiberkaartest, siis meil on saadaval sellised nii-öelda doonordetailid, mis on siis üldjuhul 60 cm pikkused ja millest me siis nii-öelda koduste vahenditega ise saame siis nii-öelda selle õige detaili oma õige pikkusega välja saagida. Nii et see on ikkagi natukene peab ise tegema, et ei ole nii, et sa tuled ütled, et mul on täpselt 32 cm pulka vaja, et siis sa sellise saad, vaid see osa tuleb ikkagi jätta endal kodus
tegemiseks? Noh, siin on tegelikult selles mõttes kaks võimalust, et kes nüüd tahab ikkagi väga mugavalt läbi ajada, siis piisab, kui ta tuleb ka Matkaspordi Järve kauplusesse ja ostab kas siis uue telgi või võtab kaasa oma kaarekomplekti ja siin me nii-öelda siis teenustööna vahetame ise välja kõik detailid, vajadusel vahetame välja kummi, vaatame korralikult selle kaarekomplekti üle ja teeme talle siis nii-öelda vajalikud asendused ja sellega on ka nii-öelda see hetkel probleem nii-öelda lahendatud. Kui me nüüd oleme ikkagi ise tegijad, kuna nagu ma ütlesin, et mingit raketiteadust siin ei ole, et siis võib-olla on mõned nüansid, mida me peaksime teadma, kuidas võib-olla seda kaare lüli siis õigesse pikkusesse saagida, et nagu ma ütlesin, et müüme metoorikuid, kuna telke on väga palju erinevaid ja ka neid detaili pikkusi on väga palju erinevaid, ka nii-öelda selle lüli diameetrid on väga erinevad ja sõltuvad siis eelkõige telkidest, et mida suurem ja raskem telk, seda jämedamaks läheb ka nii-öelda see viiber kaarekomplekt ehk saavutada nii-öelda see vajalik tugevus selle telgi püsti hoidmisel. Ehk siis nii-öelda valime kõigepealt siit poest siis nii-öelda selle õige pikkusega tooriku ja järgmise variandina siis peaksime vaatama, kuidas me selle nii-öelda saame siis õigesse pikkusesse selliselt, et peale seda remontida meil ka kenasti kestaks. Lõiketangidega ei hakka lõikama? Lõiketangidega me ei hakka lõikama ja kuna siit nii-öelda eelnevalt detaililt on väga hästi näha, et ta on niisugune nii-öelda kihiline ja niisugustest kiududest koos, et siis ka nii-öelda selle lõikamise puhul on paar sellist väikest nüanssi, mida me võiksime nagu jälgida. Ehk kui me kõigepealt mõõdame välja nii-öelda siis selle vajaliku pikkuse, siis oleks mõistlik talle võib-olla kinnitada kõigepealt nii-öelda selle lõike koha peale või nii, et see lõike koht jääks keskele selline nii-öelda teibiriba, mis võib-olla hoiaks nii-öelda kenasti seda nii-öelda lõike kohta nagu koos, et me ei hakkaks seda lõike hetkel siis seda kiudu nagu lahti kiskuma. Ja ka lõike puhul siis võib-olla ei ole kõige mõistlikum võtta see saag ja lihtsalt nii-öelda ristlõikena lõigatada ühe korraga läbi, et ka selle saagimise käigus me võime siis neid servast neid kiukesi nagu lahti kiskuda ja sellepärast võib-olla teemegi esmapilgul siis kõigepealt selle lõikamise puhul sellise kerge täisringi talle peale, ehk me nii-öelda lõikame need pinmised kiud kenasti läbi ja kui meil nii-öelda see ringikene on tehtud, siis peale seda me saame teha nüüd alles nii-öelda siis niisuguse nii-öelda läbiva lõike ehk saeme siis selle detaili nüüd siis meile sobivasse pikkusesse. Nii, kui meil see lõige on tehtud, siis eemaldame teibi ja nüüd meil jääb selline nüüd hästi terav serv. Ja selleks, et jälle hiljem siis ekspluatatsiooni käigus me ei kisuks need kiude lahti, siis hea oleks ta võib-olla niisuguse liivapaberiga kergelt ka nii-öelda need kiu otsad jälle maha ja selliseks nii-öelda ümaraks natukene tasandada, et ei tekiks seda argnemist. Ja kui siis peale seda oleks meil veel kodus ka sellist nii-öelda superliim, üks väike tilgake, siis ei teeks pahaks ka nii-öelda ka see lõike koht veel katta. Aga sisse ei maksa seda ajada, siit ikkagi peab ju kumm läbi käima? Jah, et seda otsa me nüüd ikkagi katsume lahti hoida, et vastasel juhul, kui me selle nii-öelda korralikult kinni liimime, siis meil ei õnnestu seda kummi pärast enam tagasi panna. Ja kui me nüüd sellisel kujul oleme selle oma lõike kenasti ära teinud ja nii-öelda saanud selle toru õigesse pikkusesse, siis noh, nagu sa korra juba mainisidki, siis jälle paigaldame ta õiges järjekorras nii-öelda sinna kohta, kus ta meil seal kaare komplektis oli ja tõmbame nii-öelda korrektselt kummi läbi. Jälgime samamoodi, et see kumm jääks jälle õige pikkusega, ehk kui me siis selle kaare komplekti kokku paneme, et siis need nii-öelda ühenduskohad oleksid nagu niisugused mõnusalt ja tugevalt omavahel seotud. Kas see kumm on ka mingisugune spetsiaalne kumm või lähed lihtsalt kuskil tabakanist läbi, võtad sellist, mis meeldib ja teed sellest? Jah, ütleme nii, et kumme on kindlasti väga erinevaid ja kui me nüüd ikkagi päris tavalist kummi sinna paneme, siis ütleme võib-olla see kõige lihtsam kumm ei ole võib-olla nii jätkusuutlik, ehk ta venib üsna kiiresti välja, et tegelikult ikkagi telgi kummi puhul ka need materjalid, millest see kumm on tehtud, on ka sellised, mis kindlasti nii-öelda peavad kauem vastu, et mõistlik oleks tulla seda kummi osta ka Matkaspordipoodidest ja see on nüüd saadaval kõigis poodides, ehk ta on ka nii-öelda meetriga, ehk ka sellisel puhul, kui te nii-öelda tulete, võib-olla te ei tea täpselt, kui palju seda kummi vaja on, see oleks mõistlik nii-öelda toas põrandal rahulikult oma see telgi kaarekomplekt lahti võtta, vaadata, kui pika kummiga tegu oli ja vastavalt sellele tulla poodi ja siis meetriga osta nii-öelda see vajalik kumm siit nii-öelda meie käest, et siis saab garanteerida, et te saate õige kummi ja see kestab siis päris korrektselt ja pikalt. Ja kummi diameetrid kuskil on siis ütleme seal 2,5–3 millimeetri juures sõltuvalt natukene ka telgist.
Ja külge panemine on lihtsalt selline toppimise rõõm. Ja külge panemine on toppimise rõõm, jah, et eks ta võtab ka natukene selles mõttes pusimist, et kui me vaatame, et ega need augud nagu väga suured siin ei ole, et siis nii-öelda jälle tegemist ei ole raketiteadusega, mõtleme välja kas siis mingisuguse traadijupikes ja millega me saame selle kenasti nii-öelda siit läbi tõmmata, et see on võib-olla selline nii-öelda kummiteema, mida me peaksime iga hooaeg alguses kontrollima ja kindlasti võiks seda siis ka tihemate telgikasutuste puhul aeg-ajalt ikkagi nii-öelda visata pilku peale selleks, et välistada nii-öelda selle kaarelüli katki minek. Küsin igaks korra veel selle fiiberkaare kohta. Siin on nüüd küljes selline metallist osa. Ja kui ma tulen seda uut pulka endale vaatama ja saan selle õige pikkusega, siis kas ma pean selle metallist osa siit moodi kuidagi ära kangutama, et see järgmise varda külge panna või tuleb see teilt juba kuidagi nagu eel kinnitatuna? Jah, iseenesest on võimalik seda ära võtta, aga üldjuhul selleks vajadus puudub, et kuna, nagu me ütlesime, et meil on olemas 60 sendi pikkused toorikud, siis juba selle toorikul on olemas ka nii-öelda vastavalt sellele fiiberkaare diameetris oma õige mõõduga hüls, ehk me pigem ei hakka siis vaeva nägema selle hülsi äravõtmisega, vaid me nii-öelda saeme selle detaili siis nii-öelda sealt tagantpoolt õige pikkusega, see hüls on juba siin toote küljes. Väga hea ja mugav. Kui meil muidugi matka käigus, nagu juttu oli juba, see kaarelüli katki läheb, et siis ka korra alguses mainisime, et siis on ka nii-öelda võimalus ikkagi nii-öelda seda parandada ja need planeeritud ööbimised nii-öelda ära teha, aga kindlasti on parem seda tööd nagu eelnevalt see üle vaadata ja seda ennetada.